aidata seal tagasi võita, nii et täna. Hästi planeeris sinna liini taha ja nüüd tuleb ka posti. No nii, kas nüüd on Narva võimalus? Siit on nad nüüd minemas. Pall on kastis ja Henri Berk. Hea tõrje tegi Henri. Pani seal Kondratsev korralikult jala vastu sellele pallile puhtalt ja esimese ohu lappis ära. Oi, ilus värav. Siit saab ikkagi lõpuks Kalju kätte ja pool tundi 0-0 najal ikkagi. Vaatame siit siis ka kordust. Ja tehniliselt ka väga ilusasti sooritatud. Teisalt ka ei tulnud seal võistkond pressi küll mere hästi kaasa. No kas nüüd on ohtlik olukorda? Ja ongi. Ja Mussoliitin. Suures pildis üsna sarnane olukord, et mängiti sinna siin päiksepaistelises transis need murepilved paistma ei hakkaks, et no tegelikult ikka juba natukene paistavad, ma ütleks. Et kui sa 0-2 taga Kalju vastu ja sul endal nagu väga palju võimalusi ei ole seni olnud ja esimene poolaeg hakkab läbi saama, siis noh, tõsiselt pead nüüd mõtlema, et kus sa siis need väravad välja võlud. Palli jagamine ja hetkel siis sama mängumees ei saanud selles olukorras kõige paremini palli kontrollitud. Ja sealt tuleb teine kollane. Ja kokku punane ja jääb veel kõigele lisaks trans. Sealt hetkel Kalju mehed löögile. Hästi leitakse Kask alla, seal Männi Laanel paned ja tuleb ka suures pildis. Või siiski mitte. Lipp tõuseb ja eks seda olukorda vaadatakse üle, aga see halb. Vaatame selle olukorra ära. Pareiko suunas. Milline pantrihüppe. Rahvale ka. Hästi võetakse ette ja sealt on võimalik tulla ka. Kaks meest võtab ette, pall alla ka. Kui hea võimalus seal. Ja pall oli lahti ja on ka sees. Ei kulunud palju, oli see Baptista, kui esmapilgu siin pall hästi mehele ette kukkus ja sealt jäi lihtsalt see pall võrku lõpuks panna. Üsna suur segadus ja lõpuks jäi pall just kui ei kellegi maale, kus Baptista tuli valutama. Ja see on olnud hea eeltöö ka ja Baptistale siis selle loo ajal teine värav täpselt seda mängu käiku, aga noh. Seal Santos kukutab ja kukutab penalti vääriliselt. Nii et saame siia lõppu veel ka penaltit näha. Saime. Tuleb hästi ja siiski mitte. Palli käi lõpuks väravas ära, et korraks juba põrkas sealt. Praegu päästis. Aga ikka lahti, Pareiko toob teisega välja. Ja lõpetab siit ka tänase kohtumise peakohtunik. Selle. Aga tulite, kuidas sa seda mängu hindad ja iseloomustad? Ma arvan, et kõige lihtsam on seda seletada niimoodi, et nemad läksid alguses madala plokiga mängima ja lasid meil palli vallata. Nad nägid, et Pärnu vastu me ei suutnud seda madalat kaitset lahti murda, aga täna oli hoopis teised lood, et tegime oma vigadele parandused ja suutsime nende mängu murda enda lihtsate söötute ja kiirete äärevahetustega, et üldplinis oleme rahul, et tegelikult kontrollisime seda mängu 90 minutit. Ja 4-0 on väga kindel selline võit ka ja Kalju võib kindlasti rahul olla, aga kui rääkida natuke laiemalt sellest hooajast, siis Kalju alustas väga hästi, ütleme sellise kevadringi esimesed mängud või ütleme alles kevadringi päris lõpp oli võib-olla see, kus midagi läks kergelt käest ja võib-olla see kaotus Pärnule kindlasti selline valus allajäämine, aga kuidas sa üldjoontes oled selle senise 10 mänguga rahul? Ma arvan, et meeskond on väga positiivselt üllatanud, et suudame mängida iga vastasega ja suutsime domineerida põhimõtteliselt iga mängu, et viimased kaotused on küll nagu väga kehvad olnud, et ise ei ole piisavalt hästi mänginud ja oleme lastanud vastastel ära lüüa, aga üldjoontes saame väga rahul olla, et
kindlasti on asju, mida peame parandama ja ma arvan, et me suutsime nagu täna ka näidata, et need asjad on parandatavad ja et me suudame mängu 90 minutit kontrollida. Nüüd jõuvahekorrad võib-olla sellel aastal Premium-liigas on olnud mõneti teistsugused kui varasematel aastatel, et meil ei ole mitte lihtsalt nagu üks esinelik, aga sinna on ka, ütleme nii, et see liiga on muutunud ühtlasemaks, et on ka teisi nõudlejaid tulnud, kes tahavad ka sekkuda, kas just päris tiitliheitlusesse, aga igal juhul sinna neid esikoha meeskondasid ohustada. Kuidas sa tunned, et kas see liiga on ühtlasem ja on see nagu üldjoontes meie jalgpallile hea? Ma arvan, see on kindlasti positiivne, et iga meeskond suudab mängida iga võistkonna nii-öelda, et üldpildis ongi läinud nii-öelda tase ühtlasemaks ja iga mäng tuleb võtta 100%, et enam ei ole, et Flora või Levadia sõidab kellegist üle, et vahepeal ka seda juhtub, aga üldjoontes on ikka väga tasavägised mängud ja üks värav võib otsustada mõlema mõiskonna nii-öelda võidu. No kindlasti Kalju on minemas sellel aastal tiitli peale, selles kindlasti ei ole kahtlustki, superkarikas on teil juba käes. Mis sa ütleksid, et kes ikkagi need kõige suuremad konkurendid on? Kas ikka need samad vanad esineliku tiimid? Kindlasti esineliku tiimid on need, kes tahavad seda nii-öelda lahingut anda ja nagu vaatame, siis Flora on ka hoogu jõudnud, Levadia on väga hea soos, Paidel on olnud päris häid mänge. Et selles suhtes esinelik on ikkagi väga ühtlane ja kõik tahavad sinna kõige nii-öelda kirkama medali peale minna, et tuleb võib-olla väga raske hooaeg. Pareiko Narva Transist, tere Daniil! No Daniil, juba mitmes väga raske mäng järjest ja suur kaotus. Mis on lahti Transis? Praegu kahjuks ei saa midagi öelda, tulevad perioodid, kus kõige läheb hästi, tuleb perioodid, kus kõik läheb halvasti, aga kõigedes 2 perioodiks pead ainult tööd tegema. Meie perioodis lihtsalt paneme pea alla, vaatame oma putsad peale ja siis töötame edasi, ei ole midagi öelda. No 2 viimast mängu on olnud nii suured kaotused. Kas sellest oli kuidagi juttu ka nüüd selle mängu eel, et mida teha, et hoida ära nii suurt allajäämist? Ei, selles mõttes arusaadav kaotada saada rohkem väravat on alati valus, aga selles mõttes me kõik teame ideed, me ei taha lasta vähem väravat, me tahame võita ja saada punkte. Ehk siis sellest ei olnud juttu, oli jutt selleks, et võita. Sinu jaoks esimene Premium-liiga hooaeg. Kuidas sa seni oled rahul liigaga, klubiga, liiga tasemega? Kõik on okei, on mõned küsimused ja pean adapteerima ka tasemele, mis on siin lubatud, mis ei ole lubatud, ehk siis põhimõtteliselt kõik on korras. Olgu Daniil, aitäh!